seda üritust 17 aastat vedanud. Kuidas see kõik toona alguse sai? See sai alguse 2011, kui Tallinna Lauluväljakul oli Vabaduse laul. Ja 3 päeva hiljem, 23. augusti ilmselt, ma tulin üle õue oma saekaaterist tuppa, uudised vaatama ja kohvi jooma ja oli pealkiri, kuhu kadus 300 000 eurot. Ja see oli selle Vabaduse laulu kohta ja Ivo Linna suur pilt oli ka. Ja siis ma hakkasin vaatama, mida Linna ütles ja Tõnis Mägi ja kõik. Nad teadsid juba eos, et see Vabaduse laul on kõike muud kui Vabaduse laul. Ja siis ma läksin saekaaterisse, EFI number oli seal seina peal. Ma tahtsin kunagi taga teha ühte üritust ja helistasin kohe ja EFI oli ka veel pahane selle peale, oli natuke niisuguse olekus ja ta ei olnud üldse nõus sellega, mis toimus. Et teisejärgulised väljamaa bändid ja eesti keelt oli liiga vähe kuulda. No meil täna oli ainult eesti keel küll. Ja ütlesin, et teeme ise järgmine aasta Saaremaal Lossihoovis Kuressaares ja ta oli ka nõus. Ma kutsusin siis oma naabri tüdruku Marvi Vallaste Facebookis hakkasin keerutama, ta segas vahele Ülo, kui sa tahad, et ma laulma tulen, ma tulen. Ja siis tolleaegsed Televiira ja kes olid kuumad nimed hetkel ja Margus Vaher ja. Aga Ivo Linna uuest algul taandas ennast, ütles, et ta läheb väljamaale tuurile ja järgmiseks õhtuks oli Ott Lepland. Ja siis olid mul kuumad nimed Marvi Vallast ja Ott Lepland, nad käisid koos Eurovisioonil ja tegid kõva tulemuse. Milline on olnud koostöö nende aastate jooksul kooride ja artistidega, kas tullakse meelsasti osalema? Kusjuures tullakse. Mõni kord ainult ei ole tulnud, aga mitte sellest ei taheta tulla, vaid lihtsalt on mingid muud plaanid juba kindlad. Siis ei saa. Isegi Tõnis Mägi ei ole paar korda tulnud, sest tal on nii ammu planeeritud asjad. Milline on olnud publiku vastuvõtt ja kas te olete märganud, et see on ajas kuidagi muutunud ka? Noh, võib-olla natuke on. Täna elas publik hästi kaasa ja 5 aastat tagasi siit samasel oli ka väga palju publikut ja elasid kaasa ilusti. Ja meenub näiteks 2018 Paide Vällimägi, kus oli ja tegelikult on kogu aeg hästi mõnus olnud. Aga publikud on nii ja naa. Mõnikord on päris palju, mõnikord vähem. Täna oli kõva vihmasadu ka, et kas tuleb meelde mõni varasem üritus ka, kus on olnud selline suur vihmasadu? Loomulikult tuleb. Eriti muidugi 2017 Põlvas Intsikurmus. Päev oli palav, proovid olid hästi palavas ja nii kui kell 7 laulupidu peaaegu. Ja kui pihta hakkas paduvihm ja äike. Aga ma kartsin, et publik läheb minema, vaatasin, tuli juurde. Ja lauljad said vihma, ikka laulsid. Ja ma mõtlesin, et kui te nii tugevad olete, kui välk lööb kõik asja pimedaks, no siis ainult lõpeb ära, aga ei löönud õnneks. 17 aastat on soliidne verstapost. Kas järgmisel aastal jätkate samamoodi edasi? Ma ei tahaks tel teemal praegu rääkida.